Sadamasse oli päris palju inimesi kogunenud. Ilm oli soe ja päikeseline. Mul oli seljas uus valge-sinisetriibuline kleit. Kampsunit polnud vajagi. Peas kandsin sinist meremehemütsi, mille vanaisa mulle sadamakauplusest ostis. Laev oli tohutult suur. Reklaampukletist lugesin, et seal on isegi raamatukogu ja teater, spordisaalidest, basseinidest ja poodidest rääkimata. Vanaisa, sa siis lehvitad mulle, eks ju? Lehvitan, minge nüüd. Läksime isaga üle kaldsilla pardale. Laev andis väljumissignaali, ankur tõsteti üles ja merereis võiski alata. Üleval reelingute ääres oli nii palju inimesi, et ma pidin natuke trügima, et ette ritta saada ja vanaisale lehvitada. Lehvitasin talle, kuni ainult väike täpp paistma jäi. Lähme otsime nüüd ema üles, ütles isa. Aga ema oligi kohe peaukse juures. Ema oli nõustunud töötama nädala laeva informatsioonilauas ja kandis nagu kõik teisedki meeskonnaliikmed valget vormiriietust. Ema, mitmendal korrusel meie kajutan? Kärt, laevas ei ole korruseid, vaid tekid. Meie kajutan D-tekil, ütles ema ja andis meile võtme. Samal tekil oli suur ujumisbassein ja välikohvik. Isa, kas me tuleme siia mängima? Isa oli aga näost päris roheline ja ütles, et ta peab end vähekeseks koile pikali viskama. Ta oli täiesti merehaige. Laev oli jõudnud avamerele ja kiirus tõusis tublisti. Pärastlõunal päästis ema mind igavusest ja viis mind väikesele ekskursioonile. Mööda teki jalutades märkasin, et laeva külge on mitmes kohas valged paadid kinnitatud. Ema, kas nende paadidega saab sõitmas käia? Kärt, need on päästepaadid. Neid kasutatakse ainult siis, kui inimesed peab laeva pealt ruttu ära saama. Aga milleks need ujumisrõngad siin on? Bassein on ju teisel pool. Kärt, sellepärast, et need ei ole ujumis, vaid päästerõngad. Aha. Ühe ukse tagant tuli isuäratavaid lõhnu. Selle ukse taga on laeva köök, kambüüs. Ma tundsingi, et olen hirmus näljane. Läksime ühte restorani, mis oli veel suurem kui see, kus me ema isaga Moskvas käisime. Pärast oli mul kõht nii täis, et ma ei jõudnud muud teha, kui lamamistoolis päikeseloojangut vaadata.